Tere hommikust kõigile! Tore, et teid on kogunenud siia nõnda palju. Ma ei näe teid küll väga hästi, aga ma loodan, et teie näete mind. Minu nimi on Triin Siil. Ma töötan Kybernetica aktsiaseltsis täna Infoturbe instituudis ja mul on kaks mütsi. Et ühelt poolt ma töötan privaatsuskaitse konsultandina, mis on selline võib-olla natuke, pigem selline klassikalisem juristitöö, kus ma nõustan meie teadlasi, meie arendajaid, meie arhitekte selles, kuidas erinevates arendusprojektides õigusnõudeid täita. Ja teistpidi minu teine müts on nooremteaduri või tulevase teadlase müts. Et nii nagu Mari, ka mina olen doktorant Tartu Ülikoolis küll õigusteaduskonnas ja teeme eksperimenti, et kas on võimalik õiguse ja tehnoloogia valdkonnas doktoritööd kirjutada ja kaitsta, et see on selline teadmussiirde doktorantuuri projekt. Täna räägin teile juristi rollist tehnoloogilises innovatsiooniprojektis. Aga hoiatan kohe ära, et juristidel on palju erinevaid rolle, sõltuvalt kontekstist, sõltuvalt tööandjast, sõltuvalt ülesannetest, alates õigusloome juristidest, lõpetades kas või prokuröridega. Siin on väga palju klassikalisi ameteid, kuhu juriste on vaja. Neid kõiki ma täna läbi käia ei jõua. Ma keskendun tõesti oma kogemusele Kybernetica aktsiaseltsis ehk peamiselt majasisese juristi rollis ja räägin teile kahest projektist. Projekt on olnud tõesti väga paljusid, kus me oleme õigust ja tehnoloogiat üritanud ühildada ja pidanud ühildama, et kuidas me seda teinud oleme. Seal on palju õppetunde, aga ma valisin täna välja kaks, et ühelt poolt teha kummardus nendele projektikaaslastele ja meeskonnaliikmetele, kes minu arvates aitasid nendes kahes projektis jõuda sellise juriidilise väljundini, millest oli kasu ja mille üle ma ka ise olin lõpuks rõõmus. Et see oli praktiline minu vaatest ja mulle tundus, et ka tagasiside selle juristitööle oli positiivne. Ja siin ma tahan tervitada esimese näite puhul Jan Villemsoni, kes istub, ma näen seal seina ääres. Meenutagem ühte ammust projekti koos. Ja teiselt poolt ma tahan ka jagada praktilisi kogemusi või selliseid õppetunde, et kuidas panna juristid ja tehnoloogid koos tööle. Ja mille kallal ka meie Kyberneticas edasi töötame. Et siin ei ole ühte selget vastust või lahendust, aga praktika käigus on mõned õppetunnid tulnud. Nii et plaanis on rääkida 4 asjast. Teen väikse sissejuhatuse, siis räägin 2 näitest. Esialgu näotuvastamise lisamisest e-hääletamisele, teiseks ShareMind Eurostati projektist, kus me uurisime privaatsuskaitse tehnoloogiate kasutamist ametliku statistika valdkonnas. Ja seejärel teen kokkuvõtte. Ja alustamegi sellest, et igasugune tehnoloogiline innovatsioon on ju tegelikult muutus. Et kui üritada seda hästi lihtsasti väljendada, siis meil on vaja mingisugusest praegusest olukorrast A liikuda mingisugusesse uude või järgmisesse tuleviku olukorda B ja see protsess on see, mis seal vahel toimub mingisugune protsess. Ja selle kõige taustal on kuskil ka õigusnormid. Praeguses olukorras kehtivad praegused õigusnormid, aga seal tuleviku olukorras võib-olla hoopis kehtivad uued normid või on meil endal sõltuvalt sellest tehnoloogilisest muutusest vaja õigust kohandada sellele muutusele, et ta saaks edukalt toimida. Nüüd tänases ettekandes ma vaatan eelkõige seda kehtiva õiguse poolt, kuigi loomulikult igasuguse muutusega kaasnevad ka, või tehnoloogilise muutusega tavaliselt tulevad kaasnevad ka vajadused muuta õigust tulevikus. Ja peamised küsimused, mida selle muutuse juures on vaja käsitleda, ongi, et esiteks, kas seda innovatsiooni, muutust, tehnoloogiat on üldse mõtet kasutusele võtta. Ja mis on selle plussid, mis on selle miinused? Kas üleüldiselt need plussid kaaluvad miinused üle? Järgmine küsimus on, et kui need plussid kaaluvad miinused üle, siis kuidas seda innovatsiooni ikkagi ellu viia? Mis on need erinevad variandid, mille seast valida? Ja üks parim või mitu parimat tuleb selle protsessi käigus ka selgitada. Ja lõpuks on vaja see muutus ka ellu viia.
päriselt rakendada mingis sotsiaalses ja majanduslikus kontekstis. Küsimus on, mida on vaja selle jõustamiseks teha. Nüüd jällegi tänases ettekandes kõiki neid küsimusi ei jõua käsitleda, aga need 2 näidet, mis ma valisin, need käsitlevad siis eelkõige seda esimest küsimust, kas üldse on mõtet teha, ja teiseks siis, et kui on mõtet, siis kuidas teha. Ja taustaks veel ka nii palju, et hästi üldiselt me Kybernetikas tarkvara arenduse protsessis kasutame Rational Unified Process lähenemist, mis on siis selline raamistik, kuidas tarkvara elab. Et esialgu toimub see mingisugune idee kontseptualiseerimine, et millist lahendust me tahame, mis vajadusi me sellega tahame adresseerida, ja pannakse paika ka üldine lahenduse skeem, et mismoodi see võiks välja näha. Tuvastatakse nõuded, tuvastatakse riskid ja seejärel saab siis minna juba detailimisfaasi, et kui üldine pilt on paigas, mida me teha tahame, siis me hakkame seda täpsemalt lahti kirjutama, et mida selleks siis vaja on teha. 3. faasis, konstrueerimisfaasis me teostame selle arendatud, detailitud lahenduse ja viimaks me siis hakkame seda ellu viima või üle andma, teostama ka ellu viima ikkagi praktikas, ehk siis me siirdame selle arendusfaasist reaalsesse ellu. Ja nüüd, kas seda mõtet või kas seda muutust on mõtet üldse ellu viia, seda küsimust me käsitleme tavaliselt algatusfaasis, jällegi plussid, miinused. Ja teiseks siis detailimisfaasis käsitleme siis rohkem seda kuidas küsimust. Nüüd ennem, kui me jõuame selle konkreetsema juristi rollini tehnoloogilises innovatsioonis, siis on võib-olla vaja ka meenutada või paika panna, et üleüldiselt õiguslikke norme on erinevaid. Ja sellist 2 peamist tüüpi ongi printsiibid ja reeglid. Printsiibid on nõuded arvestada mingisuguse tähtsa hüvega, mingi väärtusega, mida on vaja kuidagi tagada. Aga see on võib-olla selline väga ebamäärane, näiteks privaatsus või turvalisus. Need on asjad, mis peavad olema üleüldiselt ühiskonnas olemas, ka infosüsteemide puhul tagatud. Aga mida see praktikas ikkagi tähendab? Kuidas me seda nüüd täpselt siis teeme? See on miski, mida saab otsustada järgmise hindamise käigus. Nimelt need printsiibid, need võivad olla nagu põhimõtted või väärtused, aga need võivad olla ka põhiõigused, mida sätestab põhiseadus, erinevad rahvusvahelised konventsioonid, nagu näiteks õigus elule, õigus mitte olla diskrimineeritud, õigus privaatsusele, eraelule, õigus andmekaitsele. Ja kõik sellised põhiõigused, neil on nüüd terve kataloog. Praktiliselt mitte kunagi ei ole võimalik neid põhiõigusi kõiki ühel ja samal ajal korraga 100% täita. Me peame tegema mingeid mööndusi ja me peame kuidagi mõnda põhiõigust võib-olla rohkem tagama võrreldes mõne teise põhiõigusega. Ja need on valikud, need on päris rasked valikud, mida tuleb praktikas teha. Ja selliste valikute tegemiseks on siis juristid välja töötanud sellise asja nagu proportsionaalsuse test. See koosneb 4 erinevast sammust, me kohe jõuame sinna ka, aga kogu selle mõte ongi siis aidata hinnata, et kuidas mõnda väärtust, põhiõigust piirata ilma, et see oleks kuidagi liiga ebaõiglane, et kuidas teha kõiki asju mõõdukalt, balansseeritult, põhjendatult. Need on siis printsiibi tüüpi õiguslikud normid. Ja teised on reeglid, ehk siis nagu ka Mari viitas, et hästi sellised konkreetsed sätted tavaliselt alamates õigusaktides seaduste tasandil, võib-olla määruste tasandil, mis viitavad võib-olla standarditele, kus on eriti täpselt kirjas. Ja need on sellised tingimusteta ettekirjutused käituda mingil kindlal viisil. Need võivad olla rohkem või vähem määratletud, mida rohkem nad määratletud on, seda parem, seda selgem, aga väga sageli juhtub, et ikkagi sõltuvalt terminoloogiast või sõltuvalt sellest rakendusvaldkonnast või võib-olla sõltuvalt mingi uue tehnoloogia kasutuselevõtust, meil tuleb neid reegleid tõlgendada. Et nad ei anna väga selget ühest vastust, vaid neid tuleb ikkagi mõtestada mingis laiemas kontekstis ja seejärel võtta otsused, kuidas seda reeglit täita. Ja jõumegi siis vaikselt nende 2 näite juurde. Nagu ma mainisin, siis
kuna me küberneetikas üritame läheneda just sellest RUP-i raamistikust, siis ma siin ka paigutan need näited selle RUP-i raamistiku konteksti. Et esimene näide siis on nii-öelda algatusfaasist ja räägib siis näotuvastuse lisamisest e-hääletamisel. Nüüd siin on pandud aasta 2019, aga ma just vaatasin järgi, et raport ikkagi sai meil valmis 2021, nii et see oli ikkagi selline natukene pikem periood, mille jooksul see projekt kestis. Ja selle mõte oli siis, või taustaks oli siis mõte, mis avalikkuses välja käidi, et kuna e-hääletamisega ja e-hääletamisega on sageli kerkivad üles need küsimused, kas see on piisavalt turvaline, kas see on piisavalt läbipaistev, kas see on piisavalt põhjendatud, siis alati on palju ideid, kuidas seda kõike paremaks teha ja paremaks muuta, eriti kui tulevad uued tehnoloogiad, mis seda võimaldaksid. Ja nii juhtus ka siis toona 2019 aegu, kui üldiselt ju me teame, et hääletamine üle interneti on Eestis võimalik juba aastast 2005 ja neid parendusi ongi jooksvalt erinevatel aastatel tehtud, siis 2019 aasta paiku oli juba piisavalt küpseks muutunud uued näotuvastustehnoloogiad, mis võimaldasid tulla ideele, et miks mitte lisada biomeetriline kaugtuvastamise lahendus ka või i-hääletamisele, ehk siis hääletamisele üle interneti. Ja see läbi siis ajakohastada seda i-hääletamise süsteemi. Me seadsime siis uurimisküsimuseks, et kas see oleks mõistlik, et me lisame Eesti i-hääletamisele valijate biomeetrilise autentimise näotuvastuse teel. Hindasime, et milliste probleemide vastu see meede aitaks, mis määral, kui palju tõuseks süsteemi keerukus ja millised probleemid kerkiksid lisaks. Ja lõpptulemusena siis järeldasime, et paraku näotuvastamise kasutamine i-hääletamise protsessi mingil ühel etapil tegelikult ei kinnita, et seesama isik viis läbi kogu hääletamise protsessi, mis on oluliselt laiem kui nüüd ainult see üks konkreetne näotuvastamise hetk. Ehk siis, kui me tahame lisada tuvastuskindlust, siis me tegelikult peaksime seda lisama sellisel viisil, mis kataks kogu hääletamise protsessi, kus inimene siis i-hääletamises osaleb. Ja selleks, et seda kogu protsessi katta, peaks pigem võib-olla kaaluma hoopiski videovoo lisamist, kus siis on näha, kuidas inimene logib sisse, teeb vajalikud valikud, logib välja. Aga sellega on mitu probleemi. Et esiteks kõikide nende i-hääletamise seansside reaalajas töötamine nõuab väga märkimisväärset taristut, et kogu seda videovoo mahtu kuskilt talletada ja töödelda. Teisalt kõigil hääletajatel ei ole kõigis Eestimaa paigus alati ka piisavat internetiühendust, et sellist videovoogu üldse võimaldada, et see võib toimuda mitme minuti jooksul. Ja selline pilt või video sadade tuhandete inimeste kodudest, mis salvestatakse kuskil keskselt riigi serverites, see on päris märkimisväärne privaatsusriive. Et kujutage ette, et ühelt poolt see võib olla väga lihtne toiming, istute arvuti taga, teie tegemisi salvestatakse paari minuti jooksul, aga mis toimub teie taustal? Kas seal on tühisein? Kas seal on aken? Kas seal jooksevad lapsed ringi? On seal mingid teie tundlikud dokumendid laiali? Võib-olla jääb isegi teie ID-kaart või PIN-kood kuidagi peegeldusega arvutiekraanilt sinna videokaadrisse. Et kõiki neid määramatusi on päris palju, mida see video võib salvestada ja kas see on tingimata vajalik, kas see on tingimata vajalik lisainfo, mida me tahame i-hääletamisel kasutada. Samuti me tehnilise poole pealt toodi välja, et näotuvastuse veaprotsent ei ole kunagi null, ehk et me ei saa näotuvastust kaugteel teha 100% kindlusega. Me võime seda tuvastust teha valesti, päris suure tõenäosusega, mis tähendab, et mõned inimesed, kes soovivad seda hääletamisviisi kasutada, aga keda ei suudeta tehnilistel põhjustel korrektselt tuvastada, võivad sellest hääletamise õigusest lihtsalt ilma jääda. Nad peavad minema kasutama siis füüsilisel kujul hääletamist. Ja samuti selgus, et tehniliselt selline protokoll, kus me kasutame siis videovoogu, on oluliselt keerukam kui praegune protokoll. See nõuab täiendavat riistvara ja tegelikult kasutajakogemus muutub halvemaks. Nii et see oli mitmeid aspekte, mitte ainult juriidilised, vaid ka tehnilised ja korralduslikud aspektid. Nüüd tulen korra tagasi selle mõtte juurde, et on olemas kahte tüüpi norme, printsiibid ja reeglid. Printsiibid, põhiõigused on ka sellised,
printsiibitüüpi normid, mis siis on väga väärtuslikud ja neid peaks realiseerima tõesti võimalikult suurel määral, aga paraku põhiõigused omavahel põkkuvad ja seetõttu me peame neid mõnda neist rohkem või vähem piirama ning otsustama siis proportsionaalsuse põhimõtte abil, millises koguses üht või teist põhiõigust parasjagu tunnustada. Ja selle testi abil me muudamegi põhiõigused sellisest abstraktsest väärtusest võimalikult konkreetseks normiks konkreetse kaasuse puhul. Nüüd, mis on huvitav minu arvates, on see, et siin autorid viidatud slaidil on välja toonud, et kui me vaatame seda proportsionaalsuse testi, mäletate, ma rääkisin, seal oli 4 etappi, siis esimene etapp sellest on õiguspärane eesmärk, et kas see põhjus, miks me põhiõiguseid riivame, see meede, või see tehniline süsteem, mida me loome, kas me tahame seda kasutada mingil eetilisel, korrektsel, õiguspärasel eesmärgil. See on nagu esimene test. Antud juhul me tahtsime kasutada siis näotuvastust e-hääletamise parandamiseks selleks, et inimesed saaksid osaleda demokraatlikel valimistel. Tundub legitiimne eesmärk, sellega probleemi ei olnud. Nüüd, konkreetsel juhul me tahtsime olemasolevat süsteemi ju täiendada. Ja see peamine argument, miks me sellise mõtteni üldse jõudsime, et vaja oleks võib-olla muuta kehtivat süsteemi, oli siis see, et praktikas olid ilmnenud või väideti, et näiteks hooldekodudes vanemad inimesed, kes võib-olla sageli ise enam ei oska, ei jõua ise valimistel osaleda, paluvad selleks siis kas oma sugulaste või ka isegi hooldekodutöötajate abi ja see võib tekitab riski, et tekivad väärkasutused, et kui kaarte korjatakse kokku või hoitakse ebaturvaliselt, et kas need hääled on ikkagi relevantsed. Ja ehk siis selle konkreetse innovatsiooni või muudatuse eesmärk olnud siis parandada näotuvastust selleks, et e-hääletus oleks veelgi turvalisem selliste riskide vastu. Nüüd, põhimõtteliselt jällegi, õige, õilis eesmärk, miks mitte? Teine osa sellest testist on siis sobivuse test, et kas põhimõtteliselt selline lahendus, ehk siis näotuvastuse lisamine, võimaldab seda eesmärki saavutada, et e-hääletamine muutub turvalisemaks. Jah, tõepoolest, põhimõtteliselt ta seda eesmärki aitab saavutada. Kolmas on siis vajadustest, et kas on olemas mingid alternatiive, mis on vähem koormavad, aga täidavad sama eesmärki sama efektiivselt. Ja siin me leidsime, et tegelikult on võimalus neid samu inimesi, kellel siis on võib-olla suurem risk sattuda väärkasutuste ohvriks, me võiksime neid hoopiski teavitada kuidagi mingil turvalisel moel, selle asemel, et hakata nende tegevust seal hääletamise protsessis salvestama ja seda siis hiljem hindama ja üle vaatama. Nii et tegelikult oli olemas ka vähem koormav alternatiiv ja kui nüüd selline esimene koht, kus siis test meil selles analüüsis põrus, põhimõtteliselt võiks juba öelda, et tegelikult proportsionaalsust ei ole tagatud siin konkreetsel juhul põhiõiguste riivete kaalumisel. Ja seetõttu põhimõtteliselt juba esimeses 3 etapis me suutsime ära näidata, et antud juhul proportsionaalsus ei olnud tagatud ja seetõttu sellised riived või sellise meetme tutvustamine ei olnud põhjendatud. Aga me ei jõudnud otseselt nüüd selle viimase elemendini. 3 esimest elementi nüüd hästi faktipõhised. See tähendab, et nad põhinevad elul. See tähendab, et nad põhinevad ka tehnoloogia küpsusel, tehnoloogiaga seotud riskidel, ärilistel kaalutlustel. Need ei ole tegelikult niivõrd õiguslikud kaalutlused. Need on lihtsalt faktide hindamine, kas need testi elemendid on täidetud. Ja alles viimane etapp, kus me hakkame kaaluma, kas selline lahendus oleks üldse mõõdukas, võrreldes erinevaid alternatiive ja võrreldes erinevate alternatiivide mõju ja intensiivsust siis sellele eesmärgi saavutamisel. Et kas meil on piisavalt tähtis eesmärk, mis õigustaks nii suurt sekkumist inimeste privaatsusesse. Ja siin oli ka vastus, oleks olnud või oli hästi selge, et tegelikult sellist
ütleme, see risk, mis algselt tekitas vajaduse sellist analüüsi läbi viia, ei olnud piisavalt suur, et õigustada nüüd kogu Eesti elanike jaoks täiesti uue siis tehnoloogilise innovatsiooni või tehnoloogilise meetme sisseviimist. Et ta pigem oleks probleeme juurde tekitanud. Ja mis siin oli huvitav, ongi siis see, et esimesed 3 etappi on faktipõhised ja viimane on siis nii-öelda see moraalne või õiguslik kaalutlus. Ehk et alles viimases etapis tuleb nii-öelda rangelt võttes jurist sisse ja hakkab aitama otsustada, et mida on siis mõistlik teha põhiõiguste ja väärtuste vaatest. Ja siinkohal ongi hea võib-olla rõhutada seda sama Bernadette Somodi ja teiste seisukohta, et kui me suudame on oluline eristada faktilisi asjaolusid ja siis nii-öelda need õiguslikke kaalutlusi. Sest kui me suudame selle faktilise osa teha hästi korrektsest otsast lõpuni ära, põhjalik eeltöö, välja kaalutud kulud, kaardistatud riskid, kõik nõuded on paigas, siis tegelikult juristi töö on suhteliselt lihtne. Ta võtab selle pildi kokku ja vaatab, mis on nende mõju põhiõigustele ja aitab siis seal vahel, see mitte nüüd väga lihtne, aga ütleme nii, et siis see 4. etapis on temal vajalik materjal olemas, et anda õiguslikku hinnangut. Et mida rohkem me paneme tähelepanu nendele faktide korrektsele määratlemisele ja analüüsile, ehk siis ärianalüüsile ja tehnoloogilise analüüsile, siis seda parema tulemuse me saame ka õigusliku analüüsi etapis. Ja nüüd jõuame teise näiteni. See puudutab siis rupimõistes detailimisfaasi, mis järgneb siis algsele faasile. Ja siin ma räägin ShareMind Eurostati projektist, mille siis kutsus ellu Eurostat aastalt 2020, kui vaadata laiemat konteksti, mis selle projektini viis, siis ilmselgelt viimaste aastakümnete jooksul on toimunud suur digitaalsete teenuste lahenduste kasutuselevõtt. Samal ajal tänu sellisele digitaliseerumisele on tekkinud hästi palju andmeid erinevate teenuste haldajate ja pakkujate juurde ja see on toimunud nii era- kui ka avalikus sektorist. Nüüd, kui me tuleme statistika valdkonda, just riikliku statistika valdkonda, siis Statistikaametid on selline üsna traditsiooniline institutsioon, ei ole liiga uus, aga ütleme siin eelmise sajandi keskpaigust on võib-olla rohkem kanda kinnitanud ka Euroopa Liidu tasandil ja liikmesriikides. Neil on hästi selged regulatsioonid, nad on väga reguleeritud valdkond, neil on kindlad eetikanormid, neil on oma tegutsemisjuhised. Just nimelt selleks, et meie inimestena usaldaksime Statistikaametitele oma päris tundlikke andmeid, selleks, et nemad saaks siis selle info pealt teha üldistusi ühiskonna kohta, et kuidas ühiskond toimib, mis probleemid seal on ja pakkuda selle abil siis adekvaatset infot otsustajatele, olgu siis riigis või erasektoris, sest ametlik statistika on kättesaadav kõigile, et see on avalik hüve. Ja olukorras, kus nüüd tänaseks me oleme jõudnud sellise suurte andmeteni, on ka Statistikaametid sattunud valiku ette, et kas jätkata traditsioonilisel viisil küsitluste läbiviimist ja näiteks rahvalahenduste läbiviimist või innoveerida ja võtta kasutusele uusi andmeallikaid, mis on sageli võib-olla põhjalikumad, detailsemad, granulaarsemad, aga samas ka privaatsusriivet võib-olla ka suurendavad. No näiteks sotsiaalmeedia andmed, näiteks erinev ostukäitumine e-poodides ja neid allikaid on nagu erinevaid, mida põhimõtteliselt saaks kasutada statistika parendamiseks. Aga üks võib-olla kõige potentsiaalikamaid suurandmetüüpe, mida Statistikaametid ihaldavad, on mobiilasukoha andmed. Ja sellega on nüüd huvitav lugu, sest et alates seal juba aastakümneid tagasi, 90-ndatest alates on seda Euroopa Liidu õigusaktidega reguleeritud nii, et põhimõtteliselt mobiilasukoha andmeid tohivad ju kasutada ainult mobiilioperaatorid ise selleks, et pakkuda mobiilsideteenust, aidata meil helistada, saata sõnumeid, käia internetis. Küll aga selliste teenuste pakkumisest jäävad jäljed ja paratamatult ühe kõrvalproduktina jäävad sellest ka asukoha andmed maha meie telefoni asukohast
et millise mobiilsidemasti juures me parasjagu liikusime, kui mobiilioperaator üritas meile side tagada. Ja vot need andmed, mis siis mobiilioperaatori juures tekivad, on väga huvipakkuvad Statistikaametitele, et näiteks analüüsida populatsiooni ruumilist asutustihedust, inimeste liikumist, näiteks transpordi korraldamiseks ja nii edasi. Ja meile siis seatigi küsimus, mis Eurostati huvitas, et kas turvaline arvutamine, kasutades nüüd privaatsuskaitse tehnoloogiaid, mobiilioperaatori andmete põhjal on organisatsiooniliselt, tehniliselt ja õiguslikult teostatav. Et selliseid test- või rakendusprojekte toonase seisuga 2020 ei olnud tegelikult tehtud. Ja meil paluti siis teostatavusanalüüsi, andmekaitse mõjuhinnangut ja eksperimentaalset lahendust, et kuidas siis pidime testandmete põhjal näitama, et kuidas selline lahendus võiks töötada. Ja siit me järeldasime, et turvaline arvutamine mobiilioperaatori andmete põhjal on teostatav nii organisatsiooniliselt, tehniliselt kui ka õiguslikult, aga mis andmekaitse mõjuhinnangus välja tuli, mis oli natuke üllatuslik meile endale ja ka Eurostatile, oli see, et nendele andmetele kehtib tulenevalt Euroopa Liidu juba 90-ndatel kehtestatud regulatsioonist nõue need andmed anonüümida, ennem kui nendega üldse võiks väljaspool mobiilioperaatoreid midagi teha. Ja samuti oli huvitav see, et anonüümimine ise on ju tegelikult õiguslikus mõttes, just andmekaitseõiguse mõttes töötlemine, mis tähendab, et tal peab olema andmekaitseõiguse reeglite järgi õiguslik alus ja samuti õiguspärane eesmärk. Nii et põhimõtteliselt me küll jõudsime positiivse tulemini, aga mis oli siit meie jaoks huvitav õppetund, oli see, et kui me seni mõtlesime privaatsuskaitse tehnoloogiatest kui peamiselt siis isikut võib-olla varjavast või kaitsvast tehnoloogiast, tema kuidas siis on seostamatuse mõttes tema andmetega, siis nüüd me hakkasime aru saama, et tegelikult see anonüümimine ise, mis oli toona ja veel tegelikult tänagi, on võib-olla mingis mõttes selline nagu kuldstandard, et kui sa anonüümid andmed ära, siis inimesed on kaitstud ja kõik on hästi. Ja siiamaani see uskumus ikkagi veel prevaleerib. Siis tänu sellele projektile me hakkasime mõtestama ka oma privaatsuskaitse tehnoloogiaid hoopiski teistmoodi, et nad ei ole ainult anonüümimisele suunatud ja sageli nad ka võib-olla ei pruugi seda võimaldada, sõltuvad kasutusjuhtumist. Küll aga nad pakuvad ja aitavad teostada erinevaid teisi väärtusi, nagu näiteks läbipaistvus. Muuta töödeldavad andmed ja nende töötlemise viis inimesele endale arusaadavaks. Sekkutavus. Et inimene saab mõjutada seda, milliseid andmeid töödeldakse, et need oleksid korrektsed ja tal on ka võimalik siis kuidagi protsessis endast paremini märku anda tehnoloogiate kaudu. Ja alles kolmas tüüp siis privaatsuskaitse tehnoloogiaid on need seostamatuse tehnoloogiad, mida on ka erinevaid ja millega on võib-olla kõige rohkem praktikas tegeletud, aga meie jaoks see projekt aitas nagu ümber mõtestada, et kui me seni olime ka ise vaadelnud privaatsuskaitse tehnoloogiaid pigem kui võib-olla selliseid anonüümistööriistu, siis nüüd teadvustades, kui ka raske on tegelikult anonüümimise nõudeid praktikas täita, me hakkasime mõtestama ümber, mismoodi privaatsuskaitse tehnoloogiad veel aitavad inimesel siis ühiskonnas ja tehnoloogilistes lahendustes oma õigusi teostada ja erinevaid siis väärtusi kaitsta. Nii et kokkuvõtteks tahan öelda seda, et kui me vaatame nüüd siis tarkvara arendusprotsessis neid esimesi faasi, algatusfaas ja detailimisfaas, siis esimeses faasis juristidel, ma ütleksin, on eelkõige roll aidata teha õiguslikult põhjendatud otsuseid tehnoloogiliste muudatuste kavandamisel. Ja see võib päädida sellega, et seda tehnoloogilist muudatust üldse ei tulegi, sest et mitte ainult ta on võib-olla liiga kallis või liiga keeruline, vaid ka näiteks ta on vastuolus põhiõigustega või riivab neid liiga sügavalt, mis ei ole lubatav ja põhjendatud. Ja detailimisfaasis võiks juristi roll olla see, et ta annab tehnoloogiatele ja eriti just uutele tehnoloogiatele mingi konkreetsema tähenduse
selles konkreetses kehtivas sotsiaalses ja ka õiguslikus keskkonnas. Et väga sageli tehnoloogiad, kui need sünnivad maailma, siis nad on nagu mingis mõttes tühjad lehed, eks ju, kui nad tulevad otse laborist, otse teadlase peast. Tekivad mõtted, kuidas mingit asja teha, aga võib-olla veel ei ole seal ka konkreetseid probleeme, mida see tehnoloogia lahendada aitab. Ja alles selles praktilises keskkonnas inimeste ja reeglite koosmõjus hakkab selguma, et mille jaoks see tehnoloogia kasulik võib olla. Nii et juristid kindlasti aitavad seda või saavad aidata seda mõtestada. Ja teiseks, kui see mõtestus on selgemaks saanud, et mis siis on see tehnoloogia kasutegur, siis võivad juristid aidata seda keskkonda ennast ka vastavalt tehnoloogia kasutusviisidele kohandada. Nüüd siin on väikene murekoht või ohukoht, et iga tehnoloogiat saab kasutada ju nii hästi kui ka halvasti, nii headeks kui ka halbadeks kavatsusteks. Ja juristide roll kui õigussüsteemi või õiguse valvekvarte roll ongi siis tagada see, et tehnoloogiaid kasutataks heal eesmärgil, ühiskonna hüvanguks. Et me ei riivaks põhiõiguse liialt sügavalt, vaid see oleks alati põhjendatud ja mõõdetud. Ja kui nüüd veel kokku võtta, mis mina oma projektidest olen õppinud ja mida ma tahaksin ka edasi anda, mille põhjal ma tahaksin võib-olla arutelu tekitada ka laiemalt, on see, et mis on need eeldused, mis tagavad hea koostöö juristidega niimoodi, et loodetavasti ka partnerid tunnevad, et juristist on mingi kasu ja ta ei ole lihtsalt paberimäärija või siis mingite dokumentide tekitaja. Ma tõin siin välja 7 asja, need on võib-olla vähe või rohkem, aga need on lihtsalt asjad, mis esimesena kõlama jäid endale. Et esiteks tuleb ikkagi määratleda ära, et mis on see väärtusruum, milles me toimime. Näiteks see sama privaatsus ja turvalisus. Et sageli seda poliitikadiskussioonides pannakse kuidagi konflikti olukorda, et me tahame kas privaatsust või turvalisust, aga kumbagi me kunagi täpselt ei saa ja ei saagi kumbagi täielikult. Siin ongi vaja balansseerida vastavalt olukorrale, aga tegelikult need on väärtused, mida me mõlemad tahame ja saame tagada. Et kui me mõistame, et kõik osalised hindavad neid väärtusi põhimõtteliselt võrdväärselt, siis me saame koostööga edasi minna. Et üks ei prevaleeri teist. Teiseks, ühised eesmärgid. Kas me teeme seda projekti kiiresti, kas me teeme seda odavalt või me teeme seda kvaliteetselt. Advokaatide seas on see väga tuntud kolmikdilemma, et kunagi ei saa kõiki neid asju korraga, isegi 2 asja sageli ei saa korraga. Et tavaliselt saab ainult võib-olla ühte neist, kas kiiresti või kvaliteetselt või odavalt, aga mitte kõiki korraga. Aga paraku meie siis võib-olla selline tavapraktika nii riigi kui erasektoris on see, et me ju tahame kõiki neid korraga, me tahame kiiresti, odavalt ja kvaliteetselt ka. Aga kui me teadvustame, et seal on omad piirangud, kõiki neid asju ei saa, siis me peame leppima kokku selles eesmärgis, et mis on meie prioriteet. Kas me teeme kiiresti, kui teeme kiiresti, siis määratleme skoobi hästi konkreetselt, läheme sellega edasi. Või me teeme odavalt, hästi, teeme siis odavalt, aga mis me selle odavuse eest ikkagi saame niimoodi, et sellest oleks midagi väärt ka. Et see on päris oluline koht. 3, nagu ka Mari välja tõi, probleemi määratlemine, hästi oluline asi, et me saaksime probleemist ühtemoodi aru ja see ei ole mitte lihtne. Kui selle jaoks mitte piisavalt aega võtta projekti algul, siis hiljem annab see kindlasti tagasilööke. 4, teadmussiire. Et kõik need projektid, kus ma ise olen osalenud, on väga... Ma võin öelda, et ma ei ole kunagi teinud ühe valdkonna, ühte tüüpi, ühe tehnoloogiaga projekte. Need on olnud tõesti e-valimised, privaatsuskaitsetehnoloogiad, e-identiteet, mis on igaüks täiesti omaette maailm. Ja mina ei ole üheski neis maailmades ekspert. Eksperdid on teised. Mis tähendab seda, et meil tuleb teha koostööd nii minul kui juristil siis teadmiste omandamiseks eksperdid selle valdkonna kohta, selle äriprotsesside, tehnoloogiate kohta, kui ka siis vastastikku mina omakorda pean siis jagama kogemusi või teadmisi, mis on juristivaade selles ärilises kontekstis ja vaates. Ja selle dialoogi teel sünnib väärtus.
5. ühine sõnavara, jällegi miski, mida Mari välja tõi, et terminoloogia on üks põhiteemasid läbi aastate, täiesti nõus. Juristidel on oma sõnavara, tehnoloogidel on oma sõnavara, rääkimata standarditest ja need erialakeeli ongi palju. Aga kui me teeme ühist projekti, kus me peame lahendama ühist probleemi, siis meil tuleb leida ka ühine sõnavara nendest asjadest rääkimiseks. Ja meil on praktiliselt me oleme seda näiteks lahendanudki niimoodi, et kui tehnoloogilise innovatsiooniprojektis esimene etapp on analüüs, just nimelt ärianalüüs, siis ärianalüüs paneb nii-öelda inimkeeli lihtsate sõnadega võimalikult lihtsalt selge kirja kasutuslood, kellele, mida, miks. Ja selle põhjalt me saame hakata tuletama juba neid erialaseid väljundeid, mida need kasutuslood konkreetsetes kontekstides valdkondlikult siis tähendavad. 6. selge rollijaotus. Tõin ka välja seal põhiõiguste analüüsi osas, et proportsionaalsuse testis on 4 etappi, 3 neist on faktilised asjaolud, põhinevad faktilistel kaalutlustel ja otsustel. 4. põhineb juriidilistel. Ja minu arvates tuleks neid 2 asja vaadata eraldiseisvalt. Et kui anda juristile täielik vastutus nende faktiliste asjaolude analüüsi eest, no ei pruugi sealt head asja tulla. Kui anda ainult tehnilise inimesele või äriinimesele see kaalutluse mõõdukuse hindamine, ka võib jääda üht-teist vajaka. Aga see rolli jaotus, et kas jurist teeb ärianalüüsi, mil määral, see tuleb selgeks rääkida. Me oleme küberneetikas võtnud seisukoha ja järgime seda põhimõtet, et õigusanalüüs on osa ärianalüüsist. Need 2 peavad käima ühte jalga, aga me ikka veel mõtestame ja selgitame siin praktika käigus, et kuidas see päriselt siis välja näeb niimoodi, et see rollijaotus oleks võimalikult selge. Ja viimaks, ühiselt kokku lepitud metoodika ja ajaraam. Kui projektis on palju eri valdkondade eksperte, keelt on ka erinevaid keeli on ka palju, rääkimata siis sellest, et aeg on kõigil piiratud, siis see, kuidas me jõuame A-st B-ni, tuleb kokku leppida kõigi osapoolte vahel, et päriselt oleks võimalik siis ajaraamis tulemuseni jõuda. Kui see kokkulepe on puudu, siis sageli päädib asi sellega, et juristid on viimased, kelle poole tullakse ja siis teatatakse, et aga meil on nüüd selline süsteem, see nüüd on valmis ja vaatan, et teen nüüd niimoodi, et see oleks õigusega ka kooskõlas. Aga tavaliselt siis on juba hilja. Sest kui see jurist hakkab sinna süvenema ja vaatama, et kuidas siis seda kooskõla tagada, mis nõuded on, siis üldjuhul on tulemus see, et süsteem tuleb ümber teha. Moel või teisel, vähem või rohkem. Et pigem hakata juba algusest peale koos minema, siis seda probleemi ei teki seal lõpus. Ja siin ma lõpetangi ja kutsun üles arutelule kas siis nüüd või kohvipausil, aga ma saan aru, et me vist lähme kohe jalgu sirutama, nii et hea meelega räägin edasi. Aitäh! Ja, aitäh sulle! Mul on ma hakkasin kuulama seda su ettekannet väga hea huvitav, aga kas ma saan õigesti aru, et sinu roll juristina oli praegu toetada innovatsiooni. Aga kui jurist hakkab tegema innovatsiooni, siis me teame seda sõna ka jokk. Juristid peavad tegema ise ka innovatsiooni, ka õigusaktid vajavad innoveerimist väga sageli. Sellest me räägime kohvipausil. Aga see on juba järgmine teema. Me võtame järgmise teema. Just minul tekkis selline, kas me võtame ühe küsimuse saalist, sest meil tuleb nüüd kohvipaus, sirutuspaus, kell 11 tuleme tagasi, praegu võtame ühe küsimuse, ma näen ühte kätt ja mikrofon on juba sinna teel. Ja kõik järgmised küsimused juba siis selle kohvipausi, sirutuspausi ajal. Tere! Küsiksin selle e-hääletamise analüüsi kohta, et teie kui juristi rollis seal tõite ühel slaidil välja, et seal oli 4 nagu erinevat aspekti, et 3 oli pigem tehniline ja viimane oli see hästi teoreetiline moraalne dilemma, mida te lahendama läksite. Aga ja eesmärk oli siis nii-öelda lahendada väidetavat murekohta vanade haigete inimestega, et kas nad ikka piisavalt turvaliselt saavad e-hääletada. Et miks selles slaidil või ettekandes ma ei näinud nagu olemasoleva õiguse analüüsi, et meil on täna tegelikult olemas seadussätted, mis näevad ka lahenduse nende inimeste jaoks, näiteks asukohas hääletamine. Et kas see oli teadlik valik jätta need mitte elektroonilised sätted välja sellest juuraanalüüsist või mitte? Ja kui oli teadlik, siis miks?
Aitäh küsimuse eest, see nüüd läheb päris detaili ja ma ütlen ausalt, et see, nagu ma ütlesin, see analüüs oli 5-6 aastat tagasi juba. Ma nüüd ei tea nende sätete seisu, kas need tutvustati siis juba ennem seda analüüsi. Need on juba 20 aastat, just. Et ma peaks minema sinna analüüsi sisse tagasi, et meenutada, kas me seda käsitlesime või ei. Ma tõesti peast ei mäleta. Võib-olla Jan kohe oskab vastata, aga minu meelest meil, ütleme, seal need põhjused, miks me kaalusime üldse selle muudatuse sisseviimist, ei olnud nagu sõltuvuses sellest, et mis on nagu varem tehtud, et need ei olnud otseselt kaalukausil tõepoolest. Ma tõesti praegu mäluga jään hätta, et miks nii. Aga ma vaatan, et või pean selle uuesti üle lugema ja siis me võime võib-olla seda eraldi arutelu jätkata. Email kontakt on siin ilusti veel olemas, saate üles kirjutada ja juba siis küsida hiljem järgi. Aga suur aitäh sulle väga huvitav ettekandest. Aitäh!